Tere, head vaatajad ja kuulajad! Täna on juba 8. juuli ja vaatame, mis täna turul uudist on. Alustamegi tänast saadest ikkagi nisust ja viimased päevad on näidanud, et turg on veidi üles läinud. Et kui graafiliselt vaatame, siis Matif on üle pika aja päris kõrgetel tasemetel, detsembri Matif lausa siin 213 juures. Ja kui tehniliselt vaadata, siis me tegelikult liigumegi koridoris siin 215 ja 205 vahel. Öeldakse, et selline 215 tase on tehniliselt selline murduv tase, et kui me nüüd lähme sellest ülesse poole, siis me võime isegi minna 218-220 tasemele. Samal ajal on näha, et ikkagi ka nüüd eile just turg möördus tagasi ja seda 215 me kätte ei saanudki. Nii et Matif on jätkuvalt meil volatiilne ja sellest ka siis hindade liikumine. Miks Matif on üles läinud, selleks on tegelikult kaks põhjust. Esiteks ikkagi see suur kuumus, mis on eelkõige siis Euroopas, aga ka Ameerikas algab just kuumalaine. Ja teiseks on jälle geopoliitika mängus, on jälle pinged ja see on mõjutanud siis toorainete liikumist. Kui vaadata nüüd ikkagi Euroopasse, siis eelkõige me peame jälgima, kuidas moodi läheb siis Kesk-Euroopas. Prantsusmaal on jätkuvalt äärmiselt kuum, kuid samal ajal läheb seal hetkel koristusega suurepäraselt. Erinevatel andmetel võib olla isegi koristatud juba kuskil sinna 30% lähedale ja kvaliteet esialgu, mida me oleme kuulnud, on tõesti väga hea. Proteiin tavapäraselt seal 11 juures, aga mis puudutab teisi näitajad nagu kleepvalk, langemine ja mahukaal, need on väga kõrgel tasemel, et kui Prantsusmaa koristab ikka siin sellel aastal 77-78 mahukaaluga nisu, siis seda saab igal juhul selliste ilmastikutingimustega kordalainuks lugeda. See on ühelt poolt nagu hoidnud tegelikult Matifi liikumist natuke tagasi. Oleks ju võinud arvata, et kui on selline kuumalaine ja kvaliteet on ohus, et siis võib Matif väga rallima hakata. Ent kuna ka eelmised nädalad on näidanud, et nisu olukord on olnud stabiilne, siis on see rahustanud turgu. Teisalt muidugi me järjest veel koristame ja vaatame edasi, kuidas siin Euroopas koristust läheb, sest Saksamaa ei ole ju hakanud veel koristama nisu, on tehtud alles esimesed odralõiked ja ka need on olnud väga positiivsed, väga hea saagikus ja väga ilus kvaliteet. Kuid kui me räägime nisust Saksamaal, siis seda nüüd oodatakse pikisilmi, sest seal võib olla teinud kuumalaine liiga ja erinevatel andmetel võib seal olla kas mahukaalu või siis proteiini küsimus. Nii et ka seal lähevad arvamused täiesti kahte lehte, kas tuleb madal kvaliteet või siis tuleb väga hea kvaliteet. Kuigi Euroopas oleme me ikkagi nisukoristusega suht algusjärgus, prognoositakse ikkagi Euroopast sellel aastal 10 miljonit tonni vähem nisu võrreldes eelmise aastaga. Kuid siin tuleb ka meeles pidada, et eelmisel aastal Euroopa väga õnnestus nisusaagiga. Nii et kui me üle-eelmise aastaga võrdleme selle aasta saagiprognoosi, siis on see jälle 10 miljonit tonni rohkem. Muidugi ei ole veel prantslased ja sakslased ju koristusega veel isegi poole peal, nii et isegi kui praegu prognoositakse, siis Prantsusmaalt erinevatel andmetel võib-olla isegi 10% vähem saaki, siis me ei tea veel, kuidas õnnestuvad teised riigid. Nii et minna on veel palju, kuid praegu juba see -10 miljonit võrreldes eelmise aastaga on täna ka juba hindadesse sisse kirjutatud. Et teiselt poolt jälle, et kui tuleb vähem saaki võrreldes eelmise aastaga, võiks ju küsida, et miks siis Matif edasi ei liigu või miks hinnad ei tõuse, siis ikkagi teiselt poolt on ju nõudlus ja nõudlus on täna ikkagi maas ja eelkõige täna ikkagi pressib seda hinda meil alla Venemaa tahab nisu kõvasti müüa, nõudlust leida ja täna ka Venemaa nisu on võrreldes näiteks meie nisu hinnaga circa selline $10 odavam. Ja kui me vaatame ka, et viimane ost näiteks Saudi Araabia tegi siin just 660 miljonit tonni sellise suur ostu, siis eelkõige ikkagi sai sinna müüa siis Venemaa oma nisu, sest ta oli kõige konkurentsivõimelisem.
kui Venemaast rääkida, siis Venemaa prognoosib sellel aastal väga head nisusaaki, mõningatel andmetel isegi üle 91 miljoni tonni ja praegu on seal ka ilmastikutingimused suurepärased. Esimesed lõiked odra osas näitavad ka praegu häid tulemusi, nii et ka sealt on oodata seda survet ja seda me näeme ka siis läbi müükide, et tahetakse nii-öelda kõvasti ekspordiks sealt vilja välja saada. Kui nüüd minna Ameerika mandrile, siis seal on ka huvitavad arengud. USA praegu koristab talinisu, ollakse kuskil selline 60% peal. Mis teeb praegu ka ettevaatlikkust USA poole pealt on just jälle selline kuumalaine. Ka seal on juba alanud selline väga kõrged temperatuurid ja kuivus ja see eelkõige mõjutab siis suviviljade arengut ja sealhulgas siis ka maisi, aga kohe selle juurde tuleme ka tagasi. Kui veel nisust rääkida, siis oluline on siin ära märkida ka Argentiina, kes praegu tegelikult külvab ja külviga läheb hästi ja prognoositakse Argentiinast järgmisel hooajal natukene vähem saaki võrreldes eelmise aastaga. Selle tõttu, et kuna eelmine aasta lihtsalt Argentiina suurepäraselt õnnestus. Ja olulistest piirkondadest veel ka Austraalia. Maailm praegu prognoosib sealt võrreldes eelmise aastaks selline 10 miljonit tonni vähem nisu, see on täna juba hindadesse sisse kirjutatud. Samal ajal praegu tundub, et Austraalias ikkagi ilmastik hoiab ja kui nad hakkavad koristama seda just seal aasta lõpupoole, siis me alles näeme, et kuidas seal see saak ka õnnestub. Kui me nüüd oleme rääkinud siin, et igalt poolt tuleb natukene vähem nisu, siis teiselt poolt, mis on väga oluline siia ka juurde rääkida, on Aafrika riigid ja nende nisusaak. Et sellel aastal kõik meie sihtriigid, Alžeeria, Maroko, nemad koristavad sellel aastal jälle palju rohkem nisu, mis omakorda teebki selle nõudluse väga raskeks just sellise kolmanda kategooria nisu jaoks. Nii et kui me võtame selle maailmapildi nisu osas kokku, siis täna võime öelda, et võrreldes eelmise aastaga on nisu tulemas selline -25, -27 miljonit tonni vähem nisu võrreldes eelmise aastaga. Kuid nagu märkisin juba enne, siis eelmisel aastal nisusaak oli suurepärane mitte ainult Euroopas, vaid kogu maailmas. Ja kui me üle-eelmise aastaga võrdleme, siis tuleb nisu sellegi poolest selline jälle 15 miljonit tonni rohkem. Nii et iseenesest ka see on põhjus, miks nõudlus on tagasihoidliks ja vaadatakse ja kuidas moodi siin nii-öelda koristus edasi areneb ja millised kvaliteedid siis põldudelt tuleb. Järgmine suur kultuur on muidugi mais ja miks ma ka ilmast rääkisin, sest mais täna on nii Euroopas kui USAs väga suure fookuse all. Euroopas on äärmiselt palav, nagu juba mainisin, ja väga suuresti saab praegu pihta just Prantsusmaa mais. See on väga oluline sellepärast, et Prantsusmaa on kõige suurem maisitootja ja praegu on näha, et maisipõldude olukord on järsku halvenenud, et see on üle 10 aasta kõige halvem seis praegu Prantsusmaal ja see võib nüüd tõesti mõjutada Prantsusmaa maisisaaki. Juba mitmetes raportites on vähendatud maisisaagi prognoosi ja see võib olla isegi Euroopas kokku võib-olla selline 5 miljonit tonni vähem võrreldes siis eelmise aastaga ja see on nüüd küll väga oluline ja märgiline selline vähenemine ja me ei ole ju veel väga kaugel, et Prantsusmaa põllud ju veel on arengufaasis. Ja sama probleem on tegelikult USAs, et just hakkab see kuumalaine, mida mainisin, ja seal on ka maisipõllud just sellises faasis, mis ei taha sellist väga suurt kõrbepalavust. Nii et ka seal nähakse, et maisisaak võib olla ohus. See info jälle omakorda on viinud maisifutuurid üles väga kiiresti, on tõusnud nii-öelda pöörelanguselt ja seda omakorda on põhjustanud siis ka fondid, kes on teinud nii-öelda oste, kui nad siiani olid oma positsioonidega nii-öelda lühikeses positsioonis ja panustasid pigem langusele, siis arvestades nüüd ilmastikumõju, mis on täna number 1, siis fondid on nii-öelda vähendanud oma positsioone ehk nad on ostnud juurde ja võib-olla minnakse siin ka nii-öelda pikka positsiooni ehk edaspidi võib-olla panustatakse juba tõusule. Sarnane pilt tegelikult on ka sojaga, et miks ma mainisin, et geopoliitika on jälle mängus,
sest need viimased uudised on viinud jälle soja liikuma. Soja liigub kahel põhjusel, kõigepealt geopoliitiline pinge, aga teiselt poolt on kuulda, et Hiina ja USA tegid jälle siin ühe tehingu ja USA sai müüa 300 000 tonni soja Hiinasse ja seda turg võtab äärmiselt positiivselt ja nähakse, et Hiina ikkagi on võib-olla valmis veel midagi ostma, nähakse, et võib-olla soja veel ja ka maisi ja see on omakorda nii-öelda andnud sellist hoogu futuuride tõusule. Nii et siin ka väga selgelt soja ja sojajahu hinnad on üles läinud ja turg selle peale praegu panustab. Teiselt poolt fundamentaalselt jälle on tulemas soja sellel aastal rohkem, nii et ühelt poolt on siis see nõudluse huvi geopoliitika, aga teiselt poolt siis fundamentaal. Fondid täna on veel nii-öelda sellist lühikeses positsioonis, kuid samamoodi nagu maisiga on nad pööranud oma positsioonid ümber ja võib-olla siis lähiajal juba on nii-öelda pikas positsioonis, et see on väga huvitav jälgida, et vaatame, mida siin uued raportid meile siis toovad. Ja selle soja hinnatõusu tuules on tõusnud ka siin raps, samal ajal kui on tõusnud siis õlid, soja, siis raps läheb sellele järgi. Rapsi Matif kaupleb täna sellises, ütleme 490-530 koridoris, et kui Matif tõuseb sinna 530 juurde, siis me kaupleme kõrgel tasemel, kuid alati tuleb vaadata siis seda olukorda uuesti, et sellel aastal Euroopa näiteks prognoosib vähem rapsi võrreldes eelmise aasta saagiga, kuid samal ajal see geopoliitika ja õlihinnad ja sojahinnad toetavad hetkel rapsi liikumist. Mis on ka huvitav näiteks, et fondid on jälle Matifis olnud väga pikas positsioonis ja nad on siin igal juhul panustanud tõusule. Meie lähiringkonnas veel koristust ei ole, et Poola ei ole veel koristama hakanud, Leedu kolleegidega rääkisime just eile, ka seal natukene tundub, jääb saak hilisemaks. Nii et seda me juba räägime järgmistel nädalatel kindlasti oma saadetes. Aga kohtumiseni juba järgmises saates.